sul on 2021. Mis suvel tegid? Vaata, kus kohas Tallinna. Noh, täitsa tibens-tobens, jah? Mis vaatad? Kui me ostad niikuinii teoks niisugune highlighterit kuidagi. Kuule, need on kihvtid ju. Müts tuli välja otsida. Noh, kohe jope selga. Mul oli nii palav, kui ei taha. Jääd haigeks, kuule. Mitte siin. Mida? Karl läheb sinna. Kuhu? Praegu vist on jah, hakkab see olema. Okei. Ma jätan meelde kõik asjad. Diego. Ma ei tea, kas see on hea mõte tee peale visata. Ta lihtsalt paneb... Jaa, tere! Kas sa kuulad seda kaussi ka? Ta on kaussi lasknud natukene. Jaa, ta oli kogu aeg nii õnnelik. Kogu aeg nii õnnelik. Jaa, tere. Ja multituul, kui mul on vaja midagi parandada või teha seal. Ära kaota. Mõtlesin, ja siis võtad veel Naganti välja. Istume sinna või? Ei tea. Ma istun kõige taga. Jaa, koru. Nii, et saate. Aga istuge palun niimoodi, et selg jääb lumesaani poole. Nii, et ma istun nende nahkade peale rohkem sooja.
Siis on sees, kui toksid. Tehakse hästi palju pulli. Jag blir med Tulete ära. No need ma arvan ei ole, aga need on. Kujutan ette, et lõpuks ikka. Ja kus riided paned siis? Riided paned. Näed, siin on kapp, siin see. Lumi, armas lumi. Lähed nüüd sellega siis? To the area, we go through this door, the white door, and it shows you the direction to the different places. Okay. So if you have any questions afterwards, just come inside and ask me, and I will gladly answer. Okay. Thank you. Hi. Minu juurde, siis nad arvavad, et see on toit. Kui nad tulevad sulle liiga lähedale, siis lihtsalt viska toit maha. Nii. Ja ma saan.
Sinul ei ole sarve. Lähme natuke kaugemale. Jaa, mina lähen siia, tulge minu järgi. Siin nad tunnevad juba. Nad näevad, et mul on tööd. Võta kinnast käest ära. Minul ei ole. Mul on lihtsalt mingi kinnas, näe. Põhjapõdrad elavad siin vabas looduses, aga nad on kõik eraomand, nad on saaminimeste nagu loomad, et neid ei... Siin on päris nagu elu käinud. Sellest tehakse käsitööd. Aga põhimõtteliselt see lassu on samasugune. Sarveks tehtud see. Kaasa juhtmega. Ikka koi on ka sees. Ürask võtab ikka, see ei loe. Mis seal oli? Ära tee! Liisas praetud. Ja see leib, see on Lapimaa.
juhtus? mis on? kui te tahate lume sisse möllama tulla, siis siia võite tulla. Aga siit need rajad, mõnikord lumesaanid ja koerad kasutavad, et selle juures peate olema ettevaatlikud. Aga see on siin vaba. Näed, siin on üks külm. Ei ole. No päris põder on suur, mis meil Eestis on. Ma mõtlesin ka, et päris põtrad nägid. No, Päris põder on suur, põder. vaata, suur andke andeks, ei näi. kas talle paid võib teha või? Ta jookseb ära, kui sa lähed. Tuled proovime. vahib lihtsalt. Muidugi, kui me autoga sõidame tihtipeale, nad on tee peal ees ja siis jooksevad auto ees, mitu kilomeetrit pead sõitma, kui nad lõpuks kraavi jooksevad. Ta mäletseb praegu, leidis mingi samlatüki kuskil. Räägid teile täpselt ära, kus tuleb ja vaata. Sain aru juba. Panen teid siin maha ja saate toidupoidist ütlema. Siit alla ei tohi minna. Tohib küll, aga siis tuleb vaadata samamoodi. Keera välja. Ma keeran. Nii palju kelgule, vetelle, üks laps, issi tõmb. Võta pidurit. Pole küll. Kuradi, kollasesse numme panin, ma tahan. Ma panen, ma võtan. Nii aeglane. Hoo üles. Ma hakkasin kartma, et see äkki kukub või no vajub läbi. Yes. Väga ka. Minu kord. Ai. Rohkem 2. Mitu kihti sul seljas on? Jaanas, palju sinul riidid seljas on? Lühti kästiga. Pane veel ühe pluusi ise peale. Kinni või kausi vahele siia. Kullakene, need tahud, näed, sai lahti. Ja on ju, tahaks ju, oi, näks, nii armastus on nii suur.
nii suur, tahaks näks teha. Joo. Tellinud. Okei, need on siin kinni, siin on veits selline suurem osa, kus ma saan. Kas sa saad siis täna ööse veedad siin või? Miks mitte? No põhimõtteliselt minu keha pikk laius on siin, aga ma tahaks ikka veel teha. Ahah. Jah. No jõuab. Oota. Or you wait a little bit, or I don't know. But you're gonna go now? I don't know. Ärevuses. Okei, ma jooksen nüüd. No. Ei jookse jah. Palju siis nüüd miinuseid on? 7. -14 ja -7 vahet pole, igal juhul Karlal on palav. Aga no eks tõuke kelke probleemina teeb, aga siin on jäätee. Nii, sina külmetada. Räägi, need 2 koera, millised veel? ma ei tea. Kuskil siit. Igal juhul nad on kõik ootevalmis. Kõik on läbi paitatud või? No vaata, kui vanad nad on, mis sindidel on kirjas. Te olete väga tublid, te olete väga valjud, aga te olete väga tublid. Alati tõmbavad, alati jooksevad. Ei ole mingit jama. Oh, ladu. Plastikust ikka. See on õige. Kui väga valav sul on? Mul on ikka väga valav. Näed, mul tuleb auru siin. Siis tehke lukud lahti. Ma ei saa. Mis siin on? Ma joku meie lähme istume lihtsalt kedul või?
maitseb hästi või? see on kelk, mille peal siis need, kes sõidavad väikse meeskonnaga, sõidad. 2 tükki istuvad minu kelgu peal ja 2 tükki siis saavad alguses sõita. olulisem selle kelgu juures, kui me juhime koera meeskonda, on pidur. siin on, mina kutsun teda suureks piduriks või teravaks piduriks, näed, ta on väga agressiivne. Ja sellega me peatame meeskonda ja kasutame seda siis, kui me lähme alla mäge. See võtab hoogu kõige paremini kinni. See pidur siin on väike pidur või nagu kiiruspidur ja seda me kasutame selleks, kui me oleme juba näiteks lageda peal ja meil on vaja koeri natukene kiirust maha võtta. Siis sa hoiad kas ühte jalga siin peal, ühte kanda, 2 kanda. 2 jalga tavaliselt mitte, sest see juba pidurdab päris palju. Võib juhtuda, et sa pead ka niimoodi seisma. Aga see on niisugune mugavuspidur. Kõige olulisem on teada, et kasutame pidurit sellepärast, et koerad arvavad, et jube lõbus on minna hästi-hästi kiiresti. Aga me ei saa minna hästi-hästi kiiresti, sest siis kaob meil ära kontroll kelgu üle. Siis me võime kukkuda ja koerad lahti lasta ja siis on väga paha. Siis peab koerad kuidagi kinni püüdma. Seega aeglaselt minna on okei. Eriti alguses, kuna me läheme alguses mäest alla. Siis kohe kindlasti üks jalg kogu aeg selle piduri peal, teine jalg võib olla siin või siin, eks ole, ja siis sa niimoodi pidurdad. Ja hoiad kõvasti siit kinni. Okei? Koerad tulevad meil siia ette, 4 koera. 2 juhtkoera siin, 2 tükki taga ja me sõidame üksteise järgi. Ja sinu ülesanne on vaadata, et sinu juhtkoerad oleksid järgmisest kelgust, ütleme võib-olla 5 meetrit, 5 kuni 10 meetrit. Me oleme üsna lähestik, kui me ei lähe üksteisest mööda. Kui esimene pidurdab ja peatub, siis teised pidurdavad ja peatuvad niimoodi, et koerad jäävad üksteise selja taha, kelgu selja taha. Ja mis on oluline selle juures jälgida on see, et meil on see meeskonnaliin, et see oleks pingul. Sina kui koerakelgu juht, sa pead vaatama, et see on pingul. Kui ta hakkab niimoodi minema, siis see tähendab, et sinu kelg liigub kiiremini kui koerad. Siis see tähendab, et on oht, et kelg sõidab koertele otsa ja vigastab neid ja seda me ei taha. Sellepärast jälgi, et see liin on sirge ja pingul. Ja kui ta läheb niimoodi, siis sa pidurdad, ootad, millal koerad teevad, mis iganes nad siin teevad, ning see liin lõdvaks läks. Kui on uuesti pingul, lased pidurit natuke lahti. Tavaliselt, mis juhtub, on need juhtkoerad on siin. Ja üks juhtkoer näiteks hakkab kakale, sest nad kakavad, kui nad jooksevad. Aga mõni ei jookse edasi, mõni jääb seisma. Ja kui juhtkoer jääb seisma, jääb ülejäänud meeskond ka seisma. Siis nad pidurdavad, siis on oht, et on nagu suur pundar siin, siis sa lihtsalt pidurdad oma kelku, ootad, kui nad ära lõpetavad, näed, et liin on uuesti pingul, sest et nad on treenitud edasi minema. Kui nad on valmis, nad tõmbavad liini uuesti pingule, siis lased pidurit lahti ja tuled järgi. Okei? Aga meie reguleerime kiirust, meie tahame, et meie käes on kelgu kontroll ja kiiruse kontroll. Kuidas see kiiremaks nad ajad? Me ei ajagi neid kiiremaks, me alati võtame kiirust vähemaks. Sest koerad, nad ei ole masinad ja me ei saa teha niimoodi kiiremini, sest nende treenitus on see, et nad lähevad edasi. Meie ülesanne on hoida tempot madalad, et nad ei tõmbaks endal hinge kohe kinni, vaata nagu sina, kui tahad sprintida. Sprindid 10 meetrit ja oled surnud, on ju. Sama on koertele, seetõttu kui me läheme rahulikult. Aga see kelk ise on üsna kergekaaluline. Ja nüüd tuleb see mängu, et kelgust tuleb alati kinni hoida. Kui on mõned kurvid või ebatasane pind, siis võib juhtuda, et kelg natuke teeb niimoodi, et ta läheb ühe külje peale või teise külje peale. Siis hästi lihtne, paned oma seda kaalu sinna poole, kuhu kelk üles tahab tõusta. Kui tuleb kurv, on ju, näed, et kelk läheb natuke niimoodi, võib-olla lõikab kurvi, siis sa paned oma raskusi siia poole.
teispoole on ju, paned raskuse teispoole. Ja juhtimisega samamoodi, kui natukene paned raskust ühele poole, kelk läheb natukene ühele poole, paned raskust teisele poole, kelk natuke läheb teise poole. Kui nüüd juhtub, et kaotad tasakaalu ja kelk läheb ümber, siis mis on kõige olulisem? Hoia kinni. Sõrmed on meil tavaliselt nõrgad. Siis paned ruttu, ära isegi mõtle selle peale. Sa näed, et sa hakkad kukkuma, pane küünarnukk siia taha. Juba valmis. Ja siis sa lohised, hüüad maju appi ja ma tulen aitan sind. Et sellest pole mitte midagi hullu, kui sa kukud. Lihtsalt ei tohi lahti lasta. Muidu koerad jooksevad minema ja siis on õnnetus. Et hoia lihtsalt kinni. Ankur ei kuku ise, ta võib kukkuda, aga ankur on, see on nagu parkimispidur ja ma ei taha, et teie seda katsute. Ma kasutan seda teie eest ise. Kui me peatume, ma tulen löön selle ise maasse. Tal on vaja, et ta nurk oleks õige. On ju? Ja mina tahan, et teie keskendute sellele, et teil on kogu aeg kelgu ja kontroll. Kui me seisame, siis sa seisad siin piduri peal. On ju? Ja ei lähe kelgust ennem ära, kui mina tulen ja ütlen, et nüüd võid ära minna, sest et ma olen kinni sidunud või lumeankru maha pannud. Küsimusi siiamaani? See väike pidur on kogu aeg maas sõiduajal. Sa võid selle üles lüüa, kui sa tunned, et su meeskond on väga-väga aeglane, aga kuna me ei sõida nii pikalt, siis ma ei usu, et see oluline on. Et see on maas. Kui me nüüd alustame, ma tahan, et te seisate kahe jalaga piduri peal. Ma teen teie meeskonna lahti, siis see on lahti. Ja siis sa seisad siin terve kohe. Alguses sa võib-olla pead natukene rohkem piduris lahti vaatama, et nad saavad aru, et nad teid tõmmata. Aga siis jätas üks jalg siia peale kindlasti. Lased natuke lahti ja siis paned uuesti, sest sa tunned, et nad hakkavad väga kiiresti minema. Eriti alguses. Eriti alguses on ju neil väga palju energiat, lihtsalt hoia seda jalga siin piduri peal. Ja kui teie vahetate, siis tegelikult täpselt sama asi, nad tahavad alguses väga kiiresti minna. Alguses niimoodi, siis lased natuke lahti, aga jätad ühe jala siia. Nii, ja millal ma ära võtan? Kui me jõuame jõe peale, siis tavaliselt võid selle ära võtta ja hakata selle piduriga mängima. Ja me lähme siit? Me lähme siit otse alla. Ja kõige olulisem on ju, et ole siin, proovi olla nagu vaba. Sest kui sa oled puutikk, siis sa kukud. Ole põlvedest vaba ja siis sa saad nagu siin peal, just nagu mootorratas natukene on ju. Et saad siin natuke mängida. Parme koerad. Okei. Jah. Väga hea. Nüüd paneme koerad. Nii ära nüüd lahti lase, sest nemad võivad arvata, et nüüd on jooksa. Võta koer kahe jala vahele. Okei. Nii. Ja... Nii, väga hea. Aga vaata, seal on see, anna mulle. See mega. Ta on jalg üleval. Ei, siis läks alla. Kuhu see läheb? Ei tea.
võid võtta Odessa, selle tüdruku ja panna talle Riigikogu külge. No siis mõtleme välja. Tõsi. Oota, ma panin vist valesti. pöörad lihtsalt 180 kraadi. suur auk ennem ja siis väike auk. Jah, ma panin valesti. Anna siia, ma panin. Ja ma sain aru. Nii pidi siis. Peab hakkama maski pähe panema vist vastu. Tule siia. Oh. Teie tulite, ei jõua roodata või? Ei jõua roodata, enne eksima kindaid. Sa ei pea filmima. Kõigile ei pane või? Ei, kõigil pole vaja. Kellel vaja on? Kellel on käppadega probleem. No 2 sõna Eesti Raadiole. Mis tunne on? Võimas. Võimas. Excited. Yes. Pöördumine, mis käskudega toimub. Et siis ma lihtsalt kuulen neid. Proovisi. Oota. Nüüd võid ära tulla. Mida Karli Ei,
nagu siin lõpus, nad tahtsid siit rada mööda tulla, siis ma näitan seda. Viimase peal. Meeldis? Aga ma hoidsin tasakaalu. Ahah, oli vägev jah? Jah. Peal oli ka päris hea istuda. Sina ei taha palju. Tahad ikka natukene puhkad. Lõkkemeister Karl. On palju päikest ei saa. Võta hunnik ja pane ümber lõkke. Nagu istud sa näed. Peale see kasetuhuga. Ei, tead, et kui sa paned, see on mänd teiseks ja kui sa paned, siis sa pead panema nagu selle osa nagu. Oota veel, oota, näed, see jälle. Teda, Jah. ma käisin Kirunas. Mees metsast. Jaa. Mõtlesin, astun kõrvale korra. Noh, said Siin kannab. Said hästi pissida siis või? Issand. Kõrval astusid. Harjumus lihtsalt. Toimetada kohe. Sest siin on, kui me tuleme, siis meil on pool tundi aega siin. Tuli teha, kohvi, tee, serveerida ja tagasi kelgu peale minna. Siis on alati siga tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Tegelikult meil on aega küll. Keegi tuleb veel või? Ei tule. See võib. Just Espen helistas, ütles, et meil on aega. Milline paks lumi ikka. Ära sa ummutad. See jää. Külamees teeb tööd. Vaatlikult. Ma jõudsin kirjas on nürile. Tegelikult ei olnud jõudu talle.
see on hästi, on ju Jaanus? Saad ometigi natuke tööd teha. Miks nad vahepeal niimoodi hullunult kõik koos hakkavad ulguma ja hukkuma? See on nagu mingi sotsiaalne tegevus neil. Et üks ulub ja siis kõik nagu teevad ja siis on vait. Ja siis jääb paugu pealt jälle vait. Mina otsin. Need ei ole. Esiteks see on kusene ja teiseks ma ei tea, ma ei... Akut on veel või? Vorstilisust natuke. No tee see püstikaari. Backflipida. Nii jõudsime tagasi. Jah. Täitsa vägev oli. Läheb kohe lahti rakendama. Kaari toimetab. Nagu vana prof. Tead, kuhu panna vä? Maiu tuleb. Jah, Maiu läheb. Igaüks oma koju tagasi. Kas oled pisut armas või? Oled armas, pidid jooksma. Nii olid. Tubli olid, kuule. Tubli olid ju. Said joosta. Nüüd saad süüa. Nüüd saad süüa.
jah, siis on see esimene. mida sa tahad? palun. oleme, meil oli nii tore päev, oleme kergesti. mis me homme teeme? Ära paugu. aga kuidas on nagu räägitud? sa tead, mis me homme teeme? ma ei tea, ma ei ole. Te võite öelda, mis te tahate teha, aga kas te teate, mida te tahate? Burgerit. ei, mina tahaksin võib-olla natukene linna peal sõita veel. mis sa teed? selline pildistad, paned ennast üles sinna. ma teen reisifilmi, no sellepärast. paned sinna video veel siis sööma. no Jaanus, hakka sööma. Need isu. see on küll uhke. kuidas ma söön? oota, ma pole näinud. jah. nii kindel ma olen. aga enne kui ma võtan, siis anna mulle kaarti. anna mulle veel üks kaart. näita. Need on valesti uusid 4. tead nüüd, kui ma andsin sulle selle Rainbow Cati, vaata. siis vaata, mis mul oli. Pumm. mul olid kõik olemas, aga ma ei märganud seda. Neid oli mul 2. sellepärast ma tegin mingi. ja siis ma nägin, kui ma vagatasin tulevikku. siis ma nägin seda kaarti, seda teisena. kui see oleks ära shuffle'inud, siis ma oleks saanud, siis ma oleks võtnud. ja pluss, mõtlen, mul oli 2 diffuse'i, mul oleks 3. juurde saanud, siis mul oleks kindel võita. okei, magama. sul on mingi kindel koht, kus sa minna tahad või? ei no, tuleb võtta positsioon nagu Kaaril ja Karlal on. alati on paarisarv või? ei, ma arvan, et ikka 4 on see. sa tahad, et me helistame, siis kuulame, kas ta on siin kusagil? ma ei tea, kas ma võtsin kaasa või võtsin. ongi nende saabustega, need on mingi siia maale, kus on see ka. ja kindad on ka head, on ju, lumi ei tule. kuradi. kus need lähevad? Sööreniga. Kaari. linna minema ju.
On ju matkata on mõnus. Lähme vaatame sinna, seal näeb seda kaevandust, võib-olla seda siit nurgalt nii kaardi. Ma tulen veel siia täpselt tõmmake mingi ääre. Kaari lemmiktoit. Fritüür avasin. Ükskord läksin jookma, hakkasin nagu lindi peal jookma ja siis on mingi kaari fritüüri. Teil on fritüür kodus? Jah, meil on. See on jube õli raisk ka. On küll jah. Jäeti maha. Kaarusepilet. Kas need on igaüks saame need eraldi? No ma vaatan ise, sina või siis eraldi.
Suvi või? Luba hakkab palama. Luba ma tunnen. Suitsetas seal viskast koni. Ja nüüd tahab ära.